mis sinus muutus? Sain aru sellest, et mu isa ei saanudki olla isa, sest ta ei olnud päriselt. Ta ei olnud päriselt see inimene reaalses elus, mis ta tahtis olla ja oleks saanud olla, aga ta ei saanud. Ta ei saanud olla. Sest tema hingele tehti haiget. Ja ta tuli oma kestast välja ja ta ei saanud tagasi. Ja see oli nagu, see oli nii suur taipamine mulle, et saab jälle olla minu isa, kes ta päriselt tahtis olla. Ja tal oligi plaanis see, aga tema hingele tehti haiget. Siis nüüd ta saab olla ja ainult mina sain teda päästa. Sest ma olen kogu aeg tundnud mingit sidet. Ja see side nüüd võimendus, see tuli mulle meelde, see side. Sest ennem oli mul meelest läinud see kõik selle halva asja tagajärjel. Aga mida rohkem ma sellest räägin praegu, jälle nüüd räägin. See on käekood, nagu hing, nagu see, mis sa panid praegu 20 sekundisse, see on nagu terve su elu. Ja terve see seanss ka, mis me tegime, sest sina pidid meile appi tulema ja ma ei oleks seda üksinda osanud teha. Said teha selle nüüd korda tervikuks. Väga tänulik. Ja see on äge, kui sa ütlesidki, et sa tundsid, et sa pead nagu tulema, siis see juba hingetasandil oli juba teada tegelikult, miks sa tegelikult pidid tulema. Aga ma kogu aeg nagu eirasin seda, pane aeg, kogu aeg keegi ütles seda ühendust. Jaa, ma võtan. See oli su isa, kes push'is sind. Ja sulle ei olnud muud üle kui järgneda. Sinu inimese mõistus ei otsustanud seda, vaid tema push'is sinu hingetasandit siia tulema.